Hiina kontrollib Tiibetit, osa Mongooliast ja tükke Indiast. Türgi kontrollib Põhja-Küprost ja Venemaa kontrollib Gruusia territooriumi. Sa näed mustrit, eks? Suuremad riigid kiusavad nõrgemaid. Aga siis on meil Ukraina. 9 kuu jooksul kontrollis Ukraina, tantsis ja pilkas Putinit ja tema armeed, istudes väikeses Vene linnas nimega Sutsa. 2024 aasta augustis tegi Ukraina midagi, mida keegi polnud teinud teisest maailmasõjast saadik. Ta alustas maismaa sissetungi Venemaale. Ukraina soomuskolonnid tormasid üle piiri Summe oblastist Kurski oblastisse ja esimeste kuude jooksul hõivasid nad umbes 1300 ruutkilomeetrit Vene territooriumi, ligikaudu 500 ruutmiili. Vaid mõned päevad enne seda sissetungi oli Venemaa tegelikult valmistumas Sume ründamiseks täpselt samast suunast. Kuid see ootamatu sissetung Ukrainast šokeeris kõiki ja muutis kogu Vene plaani kasutuks. See oleks võinud olla kõige piinlikum asi, mis Putiniga juhtunud on. Aga ei, Putin suutis olukorra tegelikult veelgi hullemaks teha. Ta saatis piirkonda 10 000 Vene sõdureid, püüdes tagasi võtta seda, mis nende oma oli. Ja kui sellestki ei piisanud, maksis ta tegelikult $5 miljardit Kim Jong-unile ja tõi Venemaale 12 000 Põhja-Korea sõdurit, et nad sureksid Vene vormis. Ainult selleks, et Putin saaks oma riigi ees nägu päästa. Kõigest hoolimata kulus Venemaal üle 9 kuu aeglast survestamist, et Ukraina väed Sutšast välja tõrjuda.